Kui on soov välja lõigata ekraani pealt sellist rippmenüüd, mis avaneb ainult siis, kui hiirekursor on selle peal, siis selleks tuleb valida klaviatuuri pealt Ctrl ja Print Screen, klahvid alla vajutada ja siis tuleb hiirekursori külge seesama lõikamise vahend ja me saame välja valida siis soovitud piirkonna koos lahtise rippmenüüga. Nüüd, kui on soov olemasolevale pildile veel midagi juurde lisada, näiteks teksti või midagi esile seal tõsta, siis selleks saab kasutada Fastone editori vahendit Draw. Teen selle akna väiksemaks, nii et oleks näha, mida ma siin kasutan. Nii, kõigepealt A alt on siis võimalik lisada teksti. Teksti väljanägemist saab siin ka määrata. Olemasoleva teksti puhul tuleb tekst selekteerida ja siis saab talle rakendada nii-öelda teistsugust väljanägemist. Nii, ja siis ta jätab selle meelde, nii et järgmised tekstid, mida ma lisan, on siis täpselt sama vorminguga, mis esimese teksti puhul sai valitud. Ja kui me seda vormingut muudame, siis ta jätab siis jälle viimase valiku meelde. Lisaks tekstile on võimalik siis lisada ka nooli, ehk näiteks siis viidata. Noole puhul siin all on võimalik määrata siis noole värvi, joone paksust ja siis seda, kas seal otsas on nool või ei ole ja läbipaistvust. Nii, ja drop shadow tähendab seda, et siis kas noole taha tekitatakse vari, kui siin linnuke sees on, siis tekitatakse, kui ei ole, siis varju ei teki. Pliiatsiga on võimalik nii-öelda vabakäejoont teha. Selle ristküliku tööriistaga on võimalik siis nii-öelda midagi välja tuua, kast ümber joonistada. Selle teise ristküliku tööriistaga on võimalik näiteks ära peita mõnda teksti või kui teil näiteks kasutaja nimi jääb tööjuhendis või keskkonnas kuskil näha, siis joonistate siia peale kasti. Võite talle anda ka sellise värvi, mis enam-vähem, siis on ta nii-öelda kaetud. Ja need on samad tööriistad siis nii-öelda ümarate ellipsite ringide joonistamiseks. Selle tööriistaga on võimalik siis, seda on võimalik kasutada nagu markerit, ehk selekteerin siis piirkonna ära ja ta nii-öelda joonistab sinna ümber siis sellise kasti, millest paistab see tekst siis ilusti välja. Siit on võimalik lisada oma pildile sellist vesimärki või näiteks tahate mõnele töödeldud pildile siis kas oma nime või kooli või midagi lisada, siis saate siit seda kasutada. Nii, nüüd kõiki olemasolevaid asju, nii kaua kuni teil on see Draw vahend lahti, on võimalik siis ka ära kustutada ja muuta ja ümber paigutada. Teksti lisamiseks tuli topeltklõps teha sellel tekstikastil ja saab kirjutada sinna midagi muud, kui on näiteks selline soov. Aga kui me nüüd oleme valmis teinud, siis klõpsame siin nupul OK ja nüüd enam mingeid muudatusi teha ei saa. Ehk kui ma ta nüüd uuesti võtan selle Draw tööriistaga lahti, siis näete, need kõik on muutunud pildiks ja ma saan siia ainult teha täiendusi ehk lisada midagi juurde, aga ma ei saa neid olemasolevaid enam ära kustutada. Nii et Draw vahendi kasutamisel tuleb enne siis hoolikalt läbi mõelda, mida ja kuhu on mõtet joonistada. Siis siin on olemas ka selline tööriist, et me saame olemasolevat pilti veidikene paremaks kadreerida, ehk näiteks selekteerin ära siit selle piirkonna. Nii, ja siis muutub aktiivseks nupp nimega Crop, ehk nüüd ta lõikab siis nii-öelda valikust välja jäänud osa ära. Nii, ja nüüd salvestan selle pildi. Salvestan selle pildi. Koos oma nii-öelda juurde lisatud
märkustega.